Tere! Mina olen Sandra Sillamaa ja sa kuulad taskuhäälingut Lase tiiger tuppa. Head asjad sünnivad siis, kui sul on aega saada kokku iseendaga. Tere jälle! Käes on meie 4. saade ja täna võtame fookusesse keha. Tere, Dagmar! Tšau, Sandra! Kuidas sul kehaga on? Olemas jälle. On olemas. Kohe lähme sügavuti ka sellega, et mis need probleemid siis on inimestel ja mida teha ja nii edasi, aga enne, nagu meil on juba siin traditsiooniks saanud selle 4 saatega, tutvustame teile oma külalist ja täna on meil külas võluv, inspireeriv, kõik jutud suure tähaga naine, näitleja Evelin Võigemas, tere! Tere! Mulle neid muid asju ei olnud ette kirjutatud, et oli näitleja ainult, aga ma arvan tõesti, et sa oled kindlasti üks säravamaid naisi. Süüke lühikene, säravaid naisi. Nii et mul on väga hea meel, et sa olid nõus siia tulema. Aitäh kutsuma. Sind on teinekord raske kätte saada ja peab mitmeid kordi kirjutama, aga las see jääda. Ja sellepärast me ei kutsundki sind saatesse, kuidas olla efektiivne. Ja see ei ole küll minu tugevaim külg. Aga noh, kui ma peaks veel lisama, ma lihtsalt ütlema, et Evelina minu meelest on nii ilus hääl. Ma juba tean, mul võib olla raske nagu sisule keskenduda, sest ma jään kuidagi seda sihukest mahedat, sihukest nagu ilusat häält kuulama. Ja vaata, selle häälega on nii, et ma võin rääkida nii, aga ma võin rääkida ka no, niimoodi. Aga võib-olla mingi siis irriteerivam, et Dagmar saaks tööd teha nagu vahend. Nii, aga meil on kõigepealt siis, ennem kui me läheme tänase keha teema juurde, mis puudutab kõiki inimesi, sest kõikidel on ju keha, mõned maadlevad sellega rohkem, mõned vähem. Meil on tavaks saanud 3 küsimust ja kuna meie taskuhääling on suunatud siis sellele, et julgustada inimesi, olla rohkem avatud, ausad, haavatavad, siis oleme seda ka ise ja palume oma külalistele, ja siit küsimus, et mis on sinu või mis oli sinu viimane julge samm, mille üle sa oled uhke? Ma ei tea, kas ma olen selle üle uhke, aga ma paar päeva tagasi võtsin vastu ühe tööpakkumise, mis võib-olla ei ole ta ei ole päris kindlasti mulle mugav tööpakkumine, pigem on ebamugav ja pigem tekitab vägagi seda tunnet, et ma ei saa hakkama. Aga kuna teised inimesed selles kontekstis minusse usuvad, siis ma mõtlesin, et võiks ju ise ka võtta selle riski ja uskuda endasse. Aga kas ma olen selle üle uhke, see selgub siis, kui see töö on tehtud. Oi kui põnev. Millal me saame teada, kas sa oled uhke? Millal see töö saab tehtud? Millal teie eetrisse lähete? Mis me oleme siin eetris, pole õrna aimugi. No võt, ühesõnaga... Ja me saame alati välja lõigata, kui on vale info tuleb ja praegu. Ei, aprillis. Aha, siis oleme siis äkki. Et mul on aega nagu ennast mentaalselt ette valmistada. Kas see tekitas sinust ka ärevust? Päris mitu päeva võttis mõtlemist. Aha. Me just oma teises osas rääkisime ärevusest ja kuidas erinevad asjad ja eluetapid tekitavad meid ärevust. Et hüppan korra sinna lihtsalt, et aga kuidas sa sellega ärevusega toime tulid? Kuidas sa selle selguse lõid, et davai, ma astun oma hirmust üle ja võtan selle vastu? Vist selle konkreetse asja kontekstis ikkagi teiste inimeste abiga selles osas, et kui nemad minusse usuvad, siis võib-olla nad näevad siis minust seda potentsiaali. Kuidagi nii. Kas ma tohin visata siia lihtsalt? No ma ei saa. Et tegelikult, kui me räägime, kuidas meie psüühika töötab, siis üldiselt mingisuguseid olukordi meie pea kuidagi tõlgendab ja meil tulevad pähe mingid mõtted. Ehk siis vaat see, et ma ei saa hakkama, ma ei tule toime, ma ei ole piisavalt hea, piisavalt ilus, piisavalt tark, mis iganes. See on need mõtted meie peas ja nendele mõtetele meie keha reageerib.
ja siis tulevad nende mõtete peale ärevus, kurbus, pettumus, lootusetus, ja nii edasi, on ju. Ehk siis mulle tundub, et mis seal juhtus, oli seesama, et läbi teiste inimeste tagasiside sa said nii-öelda nagu vaidlustada neid enesekriitilisi mõtteid oma peas, et selle asemel, et mõelda, et ma ei saa hakkama, tulid appi need mõtted, et aga teised ju pakuvad mulle seda, aga teised ju usuvad. Ja siis kui mõte muutub, siis läheb tunne ka paremaks. Väga huvitav, ma ei teadnud seda. Sellepärast meil ongi siin professionaal ka. Muidu me lihtsalt räägiksin, et oi, mul on nii ja nii. Kusjuures see on väga õige. Mina näiteks, kui ma lõpuks otsustasin, ma teen selle raamatu, mida ma olin nagu mitmeid kordi edasi lükanud, see tuli väline see, sest üks inimene ütles, et ma imestan, et sa juba pole seda teinud. Siis ma, issand, aga kui teised, kuidas ma ise seda ei näe? Nii, oota, nüüd juba lähme teise võtta. Meil oli mingi muu teema, et Evelin, mida sa kardad? Me usume, et meie siin podcastis usume, et taskuhäälingus, et kõik tegelikult kardavad midagi või maadlevad millegagi ja ka need kõige julgemad väljapoole, eks ju, kes paistavad kõige julgemad, et siis tegelikult ka nemad kardavad midagi, lihtsalt nad julgevad võib-olla nendele hirmudele vastu astuda või nendega ka tegeleda, on ju. Ja täiesti okei on midagi karta. Mida sina kardad? Ahah, nüüd su küsimust kuulates, siis ma saan aru, et see hirm võiks olla seotud millegagi, mille osas ma saan ise midagi ära teha, jah? Ei, see võib olla ka, mida sa ei saa ise ära teha. Absoluutselt. Täiesti erinevad. Mu esimene mõte on, et mida ma kardan, ma kardan oma lähedaste haigestumist. See on küll selline hirm, mis ikkagi aeg-ajalt käib peal, kuna elu on ikkagi ka tekitanud väga palju neid olukordi, et lähedased on olnud haiged ja ka lahkunud siit ilmast, on ju. Nii et see on vist võib-olla selline suur hirm, aga ma kardan ekstreemsporti, nagu mis puudutab siis seda saate teemat, et ma vaatan suure kadedusega kõiki, kes lumelauatavad, mäesuuskadega sõidavad, surfavad. Ma vaatan neid niimoodi eemalt imetluse ja suure kadedusega ja ma ei ole suutnud väga neid asju omale selgeks teha. Õudselt tahaks, aga see on kindlasti üks neid hirme, mida ma saan ületada ja kavatsen ka. Aga miks sa kardad neid? Mis see hirm seal on? Ma kardan haiget saada. Ma kardan olla koba, selles mõttes lihtsamalt öeldes kukkuda, on ju. Aga kuna ma lapsena ei teinud üldse sporti, siis mul on sisse jäänud tegelikult, mis puudutab üldse igasugust füüsilist sooritust, siis mul on jäänud sisse see tunne, et ma niikuinii ei oska, ma niikuinii ei saa hakkama. Kuna ma olin ka kõige aeglasem jooksja klassis ja mingid sellised asjad ja see on jäänud sisse. Hoolimata sellest, et ma praeguseks hetkeks teen palju sporti, aga see ütleme niimoodi, et ma ei tea, 9-aastase Evelini kehalise kasvatuse tunni kogemus on minuga siiamaani kaasas. Kui huvitav, kuidas traumaga. Ei, absoluutselt mitte. Me just eelmises osas rääkisime sellest, et kuidas kuulata nii, et sa samal ajal ei mõtle, et oota, mul on ka see või et järgmises ma vastan seda või mõtlen seda. Nii ma sain aru, et ma jäin praegu niimoodi, lihtsalt jäin kuula. Ja mina võtsin täiesti kuidagi, minu pea läks sinna natuke samasse suunda, kust ma juba alustasin, et jälle, kui ma sind kuulan, siis mina kuulen seda, et sul on mingid taustal mingid kogemused, on ju, mis jälle vormivad neid mõtteid, mis su pähe tulevad. Me tahame nii tunnete keeles rääkida. Me tahame nii rääkida seda, et ma tunnen, et ma ei meeldi neile või ma tunnen, et ma olen halb ema või ma tunnen, et ma ei saa hakkama või ma tunnen, et ma ei oska. Aga tegelikult need on mõtted meie peas. Et ma mõtlen... Isegi mitte tunded või? Mõtted tekitavad tundeid. Et ma mõtlen, et ma kukun. Ma mõtlen, et ma ei saa hakkama. Ma mõtlen, et mul ei tule välja ja see tekitab minus mingit hirmu või ebamugavust või piinlikkust tunnet. Et tegelikult see tunne on lihtsalt mingi keha reaktsioon mingile infole, mis meie peast läbi käib. Vahel on seda huvitav kuidagi jälgida, et kui tunnete keeles me tahame rääkida.
ja miks mulle meeldib seda nagu välja tuua, on ka see, et noh, jälle see on täitsa teine teema, millest ma võin ju lõputult rääkida, aga mõtted on lihtsalt mõtted. Ja täpselt nii nagu Evelin ilusti välja toob, et väga paljuski meie mõtted on seotud meie varasemate kogemustega, sest noh, see annabki selle filtri läbi, mille meie pea mingit olukordi tõlgendama hakkab. Ja need mõtted on ülisuures osas täiesti subjektiivsed, täiesti hinnangulised, jumala kasutud vahel ja vahel sulaselgelt ka valed. Aga need mõjutavad hästi palju seda, kuidas me tunneme ennast ja mis me siis pihta hakkame. Et noh, täpselt nii nagu sa kirjeldad, et varasemate kogemuste põhjal sul tulevad mingid mõtted pähe, et ma ei oska või ma ei saa, mis tekitavad seda hirmutunnet ja siis sa väldid ja sa ei lähegi proovima, on ju. Aga kas ei ole ka mingi kaitserefleks, et kui ma kogu aeg mõtleks, et ma saan kõigega hakkama ja kõike teen, et siis sa lähedki niimoodi uisa-päisa ja teedki ja saadki haiget? Noh, mis on sisuliselt see, miks meil see hirmutunne on üldse kehasse loodud, on ju, et istu vaikselt. Niimoodi, noh, me rääkisime muutustest ja sellest, miks seda on vahel hästi raske teha või hästi hirmus teha, on ju, et meie aju tahabki, et istu vaikselt seal hästi turvalises kohas ja jumala eest midagi uut tee, on ju. Aga ma saan aru, et me täiega juba liigume mingis teises suunas. Mul tuli see meelde, et eelnevate just osadega, et me rääkisime siin ärevusest, et mida Dagmar viitas, et ta näeb inimesi, kes tegelevad igapäevaselt oma ärevusega, et seda hoida, noh, et me oleme keskmiselt ärevamad niikuinii, on ju, ja et seda hoida nagu tasakaalus, aga samas lähevad, teevad ekstreemsporti ja maksavad peale, et saada seda ärevuse tunnet. Tuli see meelde. Nii, aga üks küsimus oli veel. Evelin, üks hea mõte, mis sind toetab. Jaa, see on selline mõte, mida ma alati ei õnnestu meelde tuletada endale, aga üldiselt kui tabab mingi laiskus või vastumeelsus millegi suhtes, ma ei tea, noh, kas või see, noh, kuidas inimesed ütlevad, et kõige raskem asi on trenni minek iseenesest, mitte trenni tegemine ja edasi, siis mulle meeldib mõelda, et mitte, et ma pean, vaid et ma saan. Ja see laieneb päris paljudele asjadele, et ma ei tea, et mitte, et ma pean oma kodu koristama, aga ma saan oma kodu koristada. Ja siis, kui muutub see vaade sellele tegemisele, mis iganes on vaja teha, siis on seda kuidagi kergem teha. Ma tahaksin küsida, et ma kuulsin ühest podcastist, kus ma kuulsin sind, et meil on sarnane sõltuvus. Ma ei tea, kas sa tead, mis see on? Aga see on, sa jagasid nii toredasti, ma nii tundsin ennast ära, et Instagramis võtta need motiveerivate nagu oleks motiveerivate mõtete scrollimine ja siis kas sa teed neid nagu screenshot'e ka või siis kuva tõmbasid? Aga tead, ma pean ütlema, Sandra, et see on päris mitme aasta tagune jutt. Oli, jah? Ma olen ennast väga kõvasti koomale tõmmanud. Nii, kuidas sa seda, palun õpeta, kuidas sa teed seda? Sest mulle tundus lõpuks, et lihtsalt seda on nii palju igasugust neid motiveerivaid lausekesi ja neid asju, nii et mõtle, kas mul on viimasel ajal nagu neid kassivideosid rohkem seal Instagramis. Ma lihtsalt, seda sai nagu ühel hetkel sai kuidagi palju, jah, vist natuke seotud sellega, et olgu lõpeta nüüd see lõputu elamise mõtte otsimine, hakka elama. Mul oli täpselt sama, ma mingi hetk olin tiimel ja siis mõtlen, oi, kui motiveeriv mõte, nii screenshot, nii järgmine mõte, nii ja siis mõtlen, kus ma olen kõik ja siis üks hetk mõtlen, oot, ma olen siin tund aega vaadanud neid motiveerivaid mõtteid, kuidas kõik elad, et mine nüüd ja tegutse. Mine ela siis selle tunni aja jooksul. Kas see tähendab siis, et minu nagu järgmine tase on kassivideod või? See on jumala hea. Seal on väga naljakaid ja... Kas teil seda ei juhtunud, et kui te järjest, see algoritm hakkab pakkuma neid, et need hakkavad nagu täpselt üksteisele vastu käima, et ala sul on esimene see quote on, et never settle. Ja siis on järgmine quote, et tee rahuasjadega nii, nagu nad on. Siis need hakkavad nagu üksteisele mingi vastu käima. Sellega ilmselt on, aga mulle tundub, et sind kõnetavad ju ainult need quote'id, millega sa tunned, et see just nüüd tuli õigel hetkel. Aga see võib-olla ongi, sa paigutad selle enda süsteemi täpselt nii, nagu vaja on. Jah, selles mõttes, et see never settle võib ka igasugused asju tähendada, on ju.
Ta lõpuks on see mürk ikkagi. Ja ma olen nõus. Minul on ka läinud see paremaks, aga ma väga teadlikult tegelen sellega. Et mul oli lihtsalt hea ma nägin muidugi seda ka Instagramis. See oli mingi Instagrami reels, kus sa sellest rääkisid, või reel, et mul oli hea meel tõdeda, et keegi teine on ka. Kindlasti on neid veel jällegi, on ju. Nii, aga lähme siis keha teema juurde ja jällegi, nagu ma ütlesin, et meil kõigil on keha, kõiki see teema puudutab. Ja mis on need kõige suuremad siis probleemid selle kehaga? Ja me natukene vaatasime, mida uuringud näitavad. Esiteks rahulolematus keha, kaalu ja kujuga. Ja just naised, et paljud naised soovivad olla peenemad, kui nad tegelikult on. Ja uuringud näitavad, et 69–84% naistest kuni 84% naistest kogeb rahulolematust oma keha, kaalu ja kujuga. On esimene asi. Ma loen need ette ära, siis saad kohe kommenteerida. Teine on ebarealistlikud ilustandardid, ühiskondlik surve ja meedia poolt edastatud ebarealistlikud ilunormid, põhjustavad negatiivset kehakuhandit ja vaimse tervise probleeme. Ja viimane on vanusega seotud välimuse mured. Vananedes võivad naised tunda, et nende välimus ei vasta enam nende enesetajule, mis võib tekitada ebamugavust ja jällegi vaimse tervise probleeme. Kas sa vaatad mulle otsa, nagu sa saaks küsida? Palun professionaali kommentaarid. Kui palju sina oma töös puutud kokku keha siis teemadega? Kui... See on vaata, ma jäin täitsa mõtlema praegu selle küsimuse peale, ja ma jäin kuidagi mõtlema täitsa nagu laiemalt selles mõttes, et just kui esimese hooga ma hakkasin nagu mõtlema selles suunas, et kui paljud inimesed kurdavad seda, et kehaga on mingi raskus ja seda tuleb ka, et võib-olla kui nii konkreetselt võtta, siis näiteks ma arvan, et ja jälle siinkohal ütlen, et see on lihtsalt minu hästi subjektiivne nagu kogemus ja kindlasti ma puutun mingi väga kitsa läbilõikega inimestest kokku. Aga võib-olla mina ise olen tööalaselt kõige rohkem, võib-olla on sellised näiteks emotsionaalse söömise teemasid ja just nagu toitumise söömise kaudu tuleb see keha teema, söömishäireid, nendega tööd. Aga miks ma pikemalt mõtlema jäin, oli see, et tegelikult kui see küsimus on niimoodi, et kui palju ma kehaga puutun nagu tööalaselt kokku, siis tegelikult absoluutselt alati iga inimesega. Et lõpuks meie organism on ju tervik ja tegelikult kui mõelda siis seda, et kuidas sa üldse iseendast mõtled, kuidas sa iseenda kehas ennast kuidagi nagu tunned, sealhulgas, kuidas sa oma keha kohtled, ehk siis need elustiili küsimused, et tegelikult see käib ju absoluutselt iga teema juurde, kui me vaimsetest tervisest räägime. Evelin, kas sina tundsid ennast nendes kolmes ära? Ehk siis rahulolematus kehakaalu ja kujuga, et kas sina kuulud nende 84% hulka, kes on kogenud siis elu jooksul seda? No ma valetaks, kui ma ütleks, et ei ole. Palun ütle jaa, sest mis point oli sind kutsuda siia? Mis sa tahtsid, ma aus ole? Ole, jaa. Ei, tähendab, selles mõttes ma ütleks, et nagu, mis puudutab seda minu põlvkonda, siis esiteks olen ma olnud teismeline sellel ajal, kui iluideaal oli Kate Moss ikkagi. Ja vaata, seda on isegi ju ka nüüd hiljem korralikult kahtluse alla seatud, aga jah, tõesti, kui Bridget Jonesi esimene film ilmus, siis see oli nagu paks naine seal, kes nagu igasuguste normaalsete standardite järgi ei ole mitte ühestki nagu kohast paks, selle üle ei saa, see on kohatu isegi niimoodi öelda, on ju. Et tegelikult see on nagu see koht, kus ma oma põlvkonna mõttes tulen, et kõige olulisem oli olla kõhn. Aga ma arvaks, et mul on selles mõttes, ma olen ju geneetiliselt nagu pigem nagu head kaardid saanud. Ma olen olnud kogu aeg pisike ja väike naine, mis ei tähendaks seda, et mulle lihtsalt kogu see komplekt üleni alati sobinud on. Loomulikult ei ole. Et
mingisugused asjad hindad nagu vananedes ümber või noh, et seesama klassikaline, et ma tahaks olla uuesti nii paks, kui ma arvasin, et ma 30-aastasena olin, on ju. Et noh, mingid asjad hindad ümber ja siis mingite asjadega kuidagi teed rahu ja paned riidesse niimoodi, et ise tead, et nii selline set istub kõige paremini. Ja uuringutest on ka välja tulnud, et tõesti, et need hakkavad pihta juba teismeeast, et näiteks 13-aastased 53% 13-aastastest USA tüdrukutest on oma kehaga rahulolematud ja 17-aastaselt on see protsent juba 78. Ja noh, ma arvan, me oleme suht sarnasest põlvkonnast ja ma pean ütlema, et minul oli sama, ma mäletan koolis ka, noh, need hästi kõhnad kõik ja ma mäletan nüüd klassiõde, kes ütles, et hästi uhkusega, et ma söön 1 õuna päevas. Teismelisena on ju. Ja ma lihtsalt, kuigi statistiliselt ilmselt enamik on neid naisi ja neid naisi, kes tahaksid olla peenemad, ma lihtsalt nagu pean ära märkima. Et teistpidi olen näinud ka paljusid tüdrukuid ja naisi, kes on hädas just vastupidise probleemiga. Et neid narritakse sellepärast, et noh, sööd ka midagi või et noh, kriipsujuku ja nad võivad teha mida iganes. Ja neil on neil on nii raske võtta juurde, neil on sellega hädas ja seda pidi keha kuvandiga. Ja noh, me räägime praegu naistest, aga jällegi, kui mõelda meeste peale, millest räägitakse nii vähe, et meestel on oma keha suhtes tohutult palju ebakindlusi. Ja samamoodi paljud mehed sellepärast, et nad ei ole piisavalt, neil on eelkõige see, et ma ei ole piisavalt vormis, ma olen piisavalt lihases. Kas siis see, et jah, mu rasvaprotsent on liiga kõrge, aga nendel täpselt isegi rohkem on seda, et ma olen liiga peenike. Ma peaksin olema suurem, ma peaksin olema mehelikum, just täpselt. No see teismeeast läbitulemine on, noh, ma mõtleks, et mul oli sõbrannasid, eks ole, kes panid mitu spordirinnahoidjat üksteise peale, et jumala eest rinnad mingit tähelepanu ei saaks ja siis mina tulin läbi kooliaja sellega, et no pesulaud on ju, miks sa neid rinnahoidjaid kannad, sul ei ole seal midagi. Et noh, igaüks on saanud mingisuguse trauma. Ja sa ei saa võita selles mängus justkui. Kahjuks ei saa jah, et mulle tundub, et nagu natukene tahaks loota, et see või siis on see selline mingi kujuteldav mõtlemine, et see maailm liigub ja ei, no nüüd ma ikkagi kohe ma juba saan aru, et ma olen täiesti sousti suust välja, et noh, ühelt poolt tahaks öelda, et nagu mingi osa liigub nagu palju kuidagi tervislikuma kehakuvandi juurde, aga noh, siis on samas kõiksugused elustiilihaigused ja rasvumised ja noh, et isegi kui meil öeldakse, et Eestis on see noh, nagu elanikkonna rasvumine juba väga suur mure, siis ma kuidagi seda oma ümber nii väga ei näe, nii et noh, lõpuks me oleme ikkagi osa sellest nii-öelda sektsioonist, kus me elame, kes see nii-öelda lähiring on. Ja teistpidi on see, et no võtta teie põlvkonnal Kate Moss on ju, ja tänasel põlvkonnal see ikka see ära leierdatud sotsiaalmeedia ja tänaseks me räägime juba AI-st ka. Et vähe sellest, et pilte nagu et filtrid pannakse peale ja see annab justkui sellise ebarealistliku ootuse. Aga nüüd on tegelikult pildid ka veel AI-ga tehtud, mis on veel kuidagi täiesti uus teema, mulle tundub. Küsin siin vahele, kes oskab vastata, et mis see tänapäevane iluideaal on siis või kehaideaal? No ma näiteks saan öelda, et mu tütar, kes on selle salvestamise hetkel 17, tema meelelaad on igal juhul see strong over skinny. Ehk enne ma tahan olla nagu tugev ja jaksata, kui olla kõhn. Aga jällegi ka tema on geneetiliselt kaardid saanud sellega, et ta on pigem väike tüdruk. No, pisikene ja tema siis just tahab olla nagu tugevam ja et ma nagu jaksan teha sporti, jaksan tõsta asju. Ja samal ajal mulle tundub, et just see strong, mis visuaal sellega silmete tuleb, on selline ülimalt madala rasvaprotsendiga. Ja siis mul ikkagi six-pack näha, lihased on näha, et okei, jah, me oleme, et mitte selline super, seda tüüpi supermodelli keha, aga ikkagi see on selline nagu noh, võt, et see tegelikult ma ütleks, et ebaloomulikult madala rasvaprotsendiga lihastes. Mis ei ole ka tervislik. Just. Evelin, kas sa oled praegu rahul oma kehaga?
ainult ausad vastused. Teab mul see vastus, sellest ma ka kuskil rääkisin, mul see vastus sõltub tsükliseisust. See on tõsi täiesti. Et noh, ühelt poolt see paar kilo kõigub, aga ma ütleks, minapilt kõigub isegi kah, et noh, et see minapilt ei ole nii väga nende kilodega seotud alati. Et ma ütleks nii, no alati saab paremini, on ju, aga jah, arvestades oma vanust, oma 2 last, siis jah, ma olen oma kehaga rahul. Aga alati saab paremini, mingid asju saab teha paremini. Mina näiteks, mina ütlen ka, et ma tegelikult, kui ma vaatan peeglis, huvitav ka, et jah, sa tõid hea välja selle tsükliseisust, tõesti, sellest ka, aga noh, seal ongi see juba enesetunde küsimus, on ju. Aga mul on selline asi, pärast lapsi, siis kui ma võtsin mõlema lapse 25 kilo juurde, võtsin need maha ka, mõni kilo vist jäi, nagu numbritest rääkida, on ju, aga mul on see, et ma vaatan peeglisse ja ma fuck, ma näen hea välja nagu. Ja siis ma panen riided segama, ei mahu! Et mul on nagu vastupidi, kui ennem oli ikkagi see, et noh, et kui mul need teksad jalga lähevad, siis ma olen heas vormis, on ja ma mäletan, ma olen muretsenud ennem Viljandi Folgil lavale minekut, ma mäletan, ma hommikul kaalusin seda, ma olin kilo raskem nagu. Kilo raskem, praegu vaatan neid pilte 2016, et nagu nii piitsveenika on ja, et kilo raskem, kogu publik näeb seda nagu täiesti, noh, täitsa õige. Ja siis ma praegu mõtlen, et aga mul ongi mingi siuke nagu nihe on kuskil, et ma nagu tegelikult olen väga rahul, aga siis, kuna ma olen nii pikalt olnud rahul olematu, siis mul on tunne, et aga ma ei saa ju olla rahul, et ma peaks midagi veel tegema. Et ma peaks olema rohkem, äkki mul peaks olema rohkem nagu six-packi näha või et mul peaks olema natukene, noh, et nagu see ja mõte ja see mingi mõttemuster, mis selle lahti nagu. Ja mis ongi vist aastate jooksul endale sisse harjutatud, et sest et ma olen täiesti võimeline seda sama asja tegema, seisma peegli ees, mõtlema, et kui tubli keha, kui hästi ta on mind teeninud, kui sitke ta on, kui hea ta välja näeb, aga miks mul ikkagi need lemmikpüksid praegu ümber ei lähe, sest et nagu see, või nagu selga ei lähe, sest et selja tagant tõmbab, noh, tead, kui püksid lihtsalt kannikat tõmbal noh, saa niimoodi ka ringi käia, siis ma neid ei ole kandnud. Aga keha on tubli. Jah, aga mulle tundubki, et need on ikka nii juurdunud mustrid, et selle asemel, et nüüd olla rahul, et siis me muudkui nõuame endalt veel ja veel ja veel, on ju. Ja muideks ütlen ära ka, et miks Evelin on siin keha saates, sellepärast, et ikkagi sinu lause, ma ei mäleta, kus sa seda ütlesid. Mingis podcastis jälle, jah, ma kuulan su. Ma kuulasin esimest podcasti sinuga, ma läksin pärast, ma olin 5 kuud tagasi saanud teise lapse ja ma läksin oma esimest 10 kilomeetri jooksu tegema, sest ma tahtsin teha poolmaratoni sügisel ja mõtlesin, ma pean midagi kuulama kellegi häält nagu. Siis ma panin sinu, ma mäletan, ma olin täiesti läbi, sest vaata, see oli ka koht, kus mina hakkasin keha nagu tunnetama selles osas teistmoodi, et kui sa oled 25 kilo raskem ja minul ei läinud 1 kilo sünnitades maha nagu, et kui naised tulevad sealt sünnitusmajast, haiglast koju ja ütlevad, et jah, kõik nagu läks, ainult 1 kilo on juures, on ja mul oli täpselt sama. Ma tulin koju ja hakkasin tegelema sellega. Ehk siis, kui ma tegin oma esimese jooksu 6 aega pärast, ma tegin 1 kilomeetri, vabandust, kõndisin, mitte jooksnud ja saan aru, kui raske on. Siis ma saan aru, et inimestel, kes on ülekaalused, kui raske on tegelikult motiveerida ennast trenni tegema alguses. No tegelikult sul ei ole, sul on lihtsalt füüsiliselt nii raske. Ebamugav on. Jah. Ühesõnaga, kuidas ma sinna nüüd jõudsin? Palun, aidake. Ma tean küll, sa tahtsid öelda seda, et miks ma siin olen keha teemaga seoses, sest see on see lause, on ju, aga ma tean, mis sa mõtled. Aga sina tead, kui kuulad, et et lause on see, et ma tahan alasti hea välja näha. Ja see on, mina olen see kaasa, et see on nii hea mõte nagu. Ja samal ajal, minu mõelest, Sandra, kui sa küsisid Evelinilt seda, et noh, kas sa oled oma kehaga rahul, siis mina tegin korraks seda sama, et ma mõtlesin, et huvitav, mis ma vastaksin selle peale ise, kui ma peaksin seal istuma. Ja sa võtsid mul selles mõttes sõnad suust, et oleneb. Ja ma ei tea, kuidas teil, aga mul on küll niimoodi, et võt, kui ma olen 8 tundi maganud, korralikult vett joonud, söönud mingeid tervislikke häid asju, just tulnud trennis, olen seal trenniklubi seal peegleis, vaatan, et okei, pole paha nagu. Ja siis läheb mingisugune 48 tundi mööda
ma olen käinud peol, söönud rämpsu, tarbinud alkoholi, trenni pole 2 päeva jõudnud, maganud ei ole, ma olen seal peegli ees ja mõtlen, et issand jumal. Ja no ei ole reaalne, et selle 48 tunni jooksul nüüd objektiivselt midagi on väga teisiti. Aga võt ikka seesama, et meie see hinnang, mida me anname, sõltub nii palju nagu mingitest erinevatest teguritest ja ongi sellest füüsilisest enesetundest, täpselt sellest, kus igas on 100 asja, kuidas me endast mõtleme, sealhulgas näiteks vähemalt mind on mõjutanud üsna palju ka see, et mis suhted mu ümber on, ala paari suhtest näiteks ja mingitest sellistest teguritest. Keha käib kuidagi ikkagi paari suhtes on ka kuidagi paratamatult kõne all, sest et koos võetakse riidist lahti. Ja oota, ma jäin millegile siin vahepeal mõtlema, et mina olen eluaeg ikkagi mingi kaalunumbrit taga ajanud ja väga palju selliseid väljakutseid teinud, eks ju, et meil on nagu tore kamp ka, kes me teeme, see on alati väga lõbus, aga siis ma saan aru ka, et issand, kuidas ikkagi see on stressirohke nii paljudel see keha teema ja nii mehed kui naised on ja et kui sa saavutad vot selle kaalunumbri, siis on nagu kõik hästi on ja, et kuidas see kui me nagu pidevalt mõtleme sellele ja püüdleme nendest mingite standardite poole või iseenda peas ju ka loome need standardid, siis kuidas see tegelikult mõjutab meie vaimset tervist? Mul küsimus siis sulle. No võt mul... Ja kui palju mõjutab see, kuidas me endast mõtleme või enda keha pilti endast tajume, kui palju see kõik mõjutab meie vaimset tervist? No võt siin võib-olla ongi hea kohe linkida tagasi sellele kommentaarile, mis ma enne korraks tegin, et meie mõtted mõjutavad meie tundeid. Ja kui me mõtleme väga kriitilisi ja negatiivseid mõtteid, ükskõik millest või väga ärevaid mõtteid, et mis nüüd saab ja äkki ma ei meeldi talle või mis iganes keha kontekstis me võime seal mõelda, siis mõte tekitab tunnet. Ehk siis midagi teha ei ole, kui me muretseme väga palju, siis muretseda ei saa ilma ärevuseta, on ju. Kui me oleme väga enesekriitilised, siis see ei saa tekitada head tunnet. Ja nagu enne korraks rääkisime, tunne on see, mis aktiveerib meie keha ja sealt edasi tegelikult see nagu läheb. Kuidagi on nii, et see 2 kilo on alati vaja maha võtta. Vahet ei ole, mis see kaal on, aga 2 kilo on alati üle, aga samas siis jällegi, ja ka ma ütlen ka endale ikkagi seda, et see 2 kilo vaja maha võtta ja siis on jällegi teine hetk, kui ma mõtlen, aga need üleliigsed 2 kilo on, ma ei tea, restoranis veiniklaas oma kallimaga. Need on need pühapäeva hommikused pannkoogid oma lastega. See on sõpradega ühine toidu valmistamine ja selle toidu nautimine. Need ongi need 2 kilo alati, mis on vaja maha võtta. Et ja nad lähevad maha, kui sa selle ära jätad. Aga siis, kas see elu on kvaliteetsem selle pärast, kui need hetked ära jäävad? Jälle ongi suures pildis, et kas... ma ei tea, et kui ma oleksin 2 kilo raskem näiteks, et huvitav, kas Sandra oleks mind kutsunud täna siia rääkima? Ei, ma valisin kaalu järgi. või ma ei tea, et kui ma nüüd võtan 2 kilo maha, et kas siis mul näiteks, ma ei tea, kaaslane kuidagi tahab mind rohkem välja kutsuda äkki kui täna või võib-olla kas mu sõbranna hakkab mulle rohkem helistama siis, kui ma olen 2 kilo kergem või... Aga kas me ise ei pane neid, me paneme ju enda peas need eesmärgid, need ootused, siis juhtub see, et mul totaalselt muutuski pärast esimest last, et kui ma enne olin ka see, no vot ja siis see ja siis ma pean minu eesmärk on alati Viljandi folgiks vormis olla ja ma olen kõike teinud, küsige, ma olen paastunud, ma olen söönud ainult, ma ei tea, smuutisid, ainult üldse mitte söönud, higistanud kuskil, no ja nii edasi, et ikkagi, et selleks 4 päevaks ennem avamist oleks see kindel kaal käes ja siis võis juua ja laaberdada ja pidu panna ja siis oli suva. Ühesõnaga, ja minul muutus pärast seda, kui ma sain esimese lapse ja ma pidin ja ise valisin minna 3 päeva hiljem lavale ja ma olin pluss 23 kilo ja sest just a fun fact nagu, et mul oli ikkagi sinna arsti või haiglasse võetud kaasa siuke hästi ümber siuke podi nagu, et ma kujutasin ette, see oli esimene laps. See oli esimene, teisega me oleme sellest räägi. Et ma kujutasin ette, kõik rääkisid sellest, minul jäid kilod haiglasse ja ma kujutasin, et laps tuleb välja lapsega, siis kõik see läheb, siis kõhtun 3. päevaks ja siis ma tõmban selle traad, et äkki ümber selle padi selga, lähen lavale ja
see oli väga lõbus. Ühesõnaga, ei, seda ei juhtunud. Ja siis, aga kui ma seal laval olin ja sain aru, et võib-olla oli ka see suur kogus valuvaigisteid, mis selle tegi, aga ma sain aru kuidagi, et aga minu väärtus sellest ei vähene, et ma saan ikka teha seda, mida ma armastan, kas ma olen siin nüüd 23 kilo raskem või kergem, et tegelikult see nagu ei vähene. Publik ei läinud ka ära selle peale. Publik ei läinudki, jah. Vastupidi, tead, mis juhtus või? Inimesed hoopis tulid vaatama, et kuidas on võimalik pärast niimoodi nii kiiret nagu seda sünnitust tulla lavale. Et see kaal tõesti, mitte keegi ei ütelnud, et kuule, sa oled nagu paks näed välja. et see tunne küll, et vaat sealt minu jaoks muutus see. Ja mitte, et ma ei tahaks tunda ennast tervena ja tugevana ja ma teen ka trenni ja teadlikult toitumise teemaga tegelen, aga ma saan aru, et see on muutunud kaalu osas sellele, et mul oleks energiat. Et mul oleks energiat ja jõudu ja jaksu lastega tegeleda, et mul oleks energiat iseenda asjadega tegeleda, et mitte enam nagu nendes kilodes kinni. Kuigi mulle meeldib ka ennast kaaluda, jah? Aga see ei ole selline maniakaalne enam. Ma panin ikka muidu kirja iga hommik ja siis õhtul, et palju ma olin nagu ja. Mõnuga. Mina mingisuguseid väga suuri, ma arvaks, et ma ei ole nii äärmuslik olnud toitumises, kui sa kirjeldad. Mingisuguseid asju ikka, vahepeal proovisin vegan olla ja siis olen mõelnud, et ma nüüd jätan liha ära, nüüd ma jätan süsivesikud välja ja püüan ketoosi ja et ma olen proovinud, aga tegelikult hästi ruttu saab mu enda puhul selgeks see, et kui ma omale sellised suured piirangud tekitan, siis ma lähen sellest nii stressi ja tegelikult ma hakkan toituma palju halvemini, sest ma ikkagi hakkan kompenseerima mingisuguste muude asjadega. Või et kui ma kõige paremini toimib see, kui ma tõesti suudan hoida seda tasakaalu, et mis tegelikult see tervislik toidupüramiid ongi, on ju. See mulle endale tõesti sobib. Ja siis, kui on vaja mingiks asja, kuigi ei tead, mul ei ole enam vist neid olukordi, et ma paneks ennast sellesse olukorda, et nüüd ma peaks olema 5 kilo raskem, see tundub, kergem, see tundub mulle väga suur ettevõtmine, 5 kilo. Minul oli üleelmine suvi oli viimane ja tõesti see oli viimane, rohkem ma seda teinud, kus meil oli sõpradega raha vahel ja ma olin juba 1000 eurot võlgu. Ja see 2 aastat tagasi ja mul oli 3 päeva, et saada alla 3,5 kilo või midagi ja ma küll sõin hästi vähe ja nagu, siis ma tõmbasin trenni iga päev 2 tundi ja siis ma olin veel selles vaata mingi matt on, mis on nagu see infrapuna matt on ja tõmbasin ka ja teate millega see lõppes sellega, et ma veel ärksin viimane hommik ja siis mõtlesin 900 grammi, läksin tõmbasin 2 tundi rulluiskudega, siis olin seal heatmatis ja ma olin siis 37 ikka, tegin veel sellist asju ja siis ja lõppes sellega, et ma lõpuks lihtsalt, saad aru, ma niimoodi ma veel, muidugi hakkasin mingid emotsionaalsed kirja kirjutama veel ja siis ma lihtsalt nutsin seal heatmatis, ma nutsin, mu keha higistas, siis ma sain ise aru, et issand jumal, et aga muidu tavaolukorras ma ei hakkaks selle peale nutma, et mis toimub ja siis ma sain aru, et issand, kui stressi ma olin oma keha viinud, et see hakkas niimoodi mu emotsioonidega mängima, et aga ma võitsin on ikkagi sellest 1000 eurot tagasi, et ma olen väga väga põhimõtteline, aga enam ma ei tee, et see oli ka, et ma sain aru, et okei, et me saame igasugustesse äärmustesse oma keha viia, aga miks ma lõhun seda, mis mul endal on nii väga vaja. Võib-olla lihtsalt siia väikese vahemärkusega, et näiteks kliinilise psühholoogina on täitsa selline reegel, et kui me räägime kui on vaja teha kognitiivsete funktsioonide uuringut, ehk siis seda, et kui meil on vaja kaardistada ära inimese vaimsed võimed, siis näiteks kui kehamassiindeks on alla teatud normi, siis me üldse seda uuringut tegema ei hakka, sellepärast et pea ei tööta oma normaalvõimekuses, see ei peegelda tegelikult inimese reaalset võimekust. Lihtsalt näiteks, et miks keha on tervik ja tegelikult see ei ole eriti tervislik tegevus, aga tahtsin enne juba kuidagi, ühesõnaga mõte juba läks sinna ja jälle Evelin jõudis minust ette, et seesama see dieeditamine ja mingi kaalunumbri tagaajamine, see piiramine. Et jälle, kui me töötame näiteks emotsionaalse söömisega, et tekivad mingisugused söömishood ja muud sellised probleemid, siis väga sageli see lugu igasuguste selliste probleemide taga ongi see, et näiteks võib-olla juba lapsest saati on olnud mingi kaaluteema, pidevalt on tulnud mingisuguseid kommentaare, ühesõnaga, et toitumine ja kaal üldse on olnud nagu teema kogu aeg. Ja et ongi, et ära seda sööja, kas sa ikka pead selle teise koogilõigu võtma ja nii edasi. Ühesõnaga, see on olnud mingi pärk elus.
ja võt siis hakkavad need piiramised ja dieedid ja kõik jutud ja inimesed jõuavad lõpuks siis mingi otsaga näiteks minu juurde, et noh, et võt kuidagi ei lähe nagu üle, et ma ju püüan ja ma ju teen ja proovingi ketot ja igasuguseid asju, aga siis ma ikkagi, mul tekivad need õgimishood ja ma kaotan kontrolli täiesti ja siis ma lõpuks limbotan kogu aeg, noh, olen lõpuks ikka samas kohas tagasi. Ja tegelikult, kuhu me tahame jõuda, on just see, et sa võid minna sinna toidupoodi ja sa võid osta selle šokolaadi või klõpsu või mis iganes. Sa oled täiskasvanud inimene, sul on raha, meil ei ole enam suhklasabasid ja muid asju, et meil on toidupoed ju avatud ja sa võid minna, aga kas sa tahad? Ehk siis võt see sama, et noh, mis alguses korraks käis ka läbi, on ju, et selle asemel, et ma ei tohi ja ma pean saada see, et kas ma tahan, kas ma soovin. Ja võt, kui me saame selle muutuse, et jah, ma võin minna osta šokolaadi, aga ma tegelikult vist ikkagi ei taha. See tegelikult vist ei pane mind hästi tundma ja ma ei vali seda täna, ma valin midagi muud. Jah, selles mõttes siis, et see mitte, et jah, et ma pean sööma köögi ja puuvilju, vaid pigem, et aga see, kui ma armastan oma keha, siis köögi ja puuviljad teevad mu kehale head. On nagu mõistlik süüa seda toitu, sest kehal on hea olla, siis on ju, et nagu... Ja kehal on hea ja üleüldse, et noh, väga sageli selline lihtsustatult tsükkel, mis tekib, on see, et mul on mingi paha tunne, jälle nagu me enne rääkisime, paha tunne tuleb mingitest nii-öelda pahadest mõtetest, on ju. Ehk siis meil on, ma ei tea, mingid muremõtted, me oleme enesekriitilised ja nii edasi, tekib mingi paha tunne, mida tahaks selle paha tundega teha, noh, sööks midagi head, läheb tunne paremaks, on ju. Siis ma lähen söön seda kooki ja klõpsu ja šokolaadi, mis tekitab minus neid enesekriitilisi mõtteid. Jälle ma libisesin. Nüüd ma olen jälle raskem, kuidas ma ei suuda üldse ennast kontrollida, mis mul viga on. Pahad mõtted tekitavad paha tunnet. Mis me siis tahame teha, paha tunnet tahaks ära süüa. Ja niimoodi me nagu seal tsüklis käime. Ehk lisaks sellele, et mu kehal on need köögiviljad näiteks head, aga see ka, et see tekitab neid paremaid mõtteid, et saingi hakkama. Ma suudan selliseid valikuid ka teha. Aga see on ju hästi palju seotud. Ma just lugesin ühte aju ja toitumise ühte uuringut, üks raamat oli ühesõnaga, paneme selle ka siia alla, ühe raamatu, et kuidas ka need vaimse tervise teemad, et kuidas neid saab toetada jällegi toitumise, kuidas me need kõhu, kõik asjad on seotud nüüd juba ajuga, on ja soolestik jah, kõhu asjad, aitäh. Ja see oli tõesti nagu väga põnevaid, aga kus see kokkuvõtte raamatust võin teile ka teha, et ikka jõuab sinna tagasi, et puu- ja juurviljad ja vähendada neid töödeldud toite, mis tekitavadki meis ja ma olen seda reaalselt ise tundnud niimoodi, et ma sõin vahepeal hästi-hästi puhtalt ja siis me läksime lastekugi sööma ja ma tõmbasin kauside ja friikartuleid ja seda ma tundsin, kuidas mingi asi juhtus kehas, on ju, et ja oota, ma tahtsin nüüd Evelyn midagi küsida. Kuidas sinu kehapilt on muutunud läbi aastate? Millega sa võib-olla siis oled rohkem vaadanud ja kas oli mingi siuke konkreetne hetk, et nüüd see muutus või nüüd tuli või kuidagi ongi see tulnud nagu vanemaks saamise, pärast lapsi ka on ja see on ka üks suur. Ma ütleks vist eelkõige, ma ütleks vanemaks saamisega, et pärast lapsi, ma küll ka teist last oodates võtsin 20 kilo juurde, et ka ikkagi korralikult. Aga umbes niimoodi, et ma ei tea, 9 kuud võtsin juurde, 9 kuud võtsin alla. Noh, selles mõttes normaalses tempos, aga mu keha, ma ütleks, väga ei muutunud laste saamisega. Ta kuidagi püsis üsna sellisena, nagu ta on olnud. Ja võib-olla siis kuskil selle 40 eluaasta ületamisega on mu keha mulle muutunud nagu kallimaks ja see mõte seal ongi just see, et aga ma vist juba enne ütlesin seda, et kuidas ta on nii hästi jaksanud, kuidas ta on terve, kuidas ma jaksan liigutada ja noh, see on seotud sellega siis, et aga tulebki ennast ületada, tulebki keha liikuma panna ja siis olla rõõmus sellest, et ta jaksab ja omandab uusi oskuseid. Et ma hakkasin niimoodi regulaarsemalt sporti või noh, tead, tegelikult aus on öelda, et ma hakkasin rohkem sporti tegema pärast
lahutamist. et ja see aktiivne elu on väga palju muutnud seda suhet oma kehasse. Et ja kui see alguses oli võib-olla rohkem niimoodi, et ma teen oma spordisaali trennid ära, siis nüüd ma ikkagi püüan mõelda nii, et alati ei õnnestu, aga ma püüan mõelda nii, et asi ei ole selles, et ma pean tegema 3 trenni nädalas, vaid et ma pigem olen kogu aeg liikuv. Et praegu ka ma arvestasin umbes, et siia stuudiosse kõndimine võttis mul 45 minutit aega, et ma ei pea seda tegelikult autoga tegema, sest päike paistab ja tore on. Et täna ma trenni ei tee, siis ma vaatan, et liigun siis teistmoodi. Et ma kuidagi püüan seda silmas pidada. Aga kas sul on mingi konkreetne, tõesti nagu sa ütlesid 3 korda nädalas, kas sul on mingi plaan, mida sa tahad või mingi eesmärk nädala lõikes, mida sa ikkagi hoiad ka trenni mõttes? Ja ma püüan hoida seda 3 trenni nädalas üldiselt, need vahel on 1, vahel 2, vahel 4, aga umbes see on see keskmine ja siis jalgratas on suvel juures nagu liikumisvahendina, siis mitte, et ma teeks mingit jalgrattasporti. Samas, kui nad mind kutsusid mõned aastad tagasi, nagu siin kombeks on olnud, et need triatlonis on vaja neid hulle eestvedajaid, siis selle peale ma saatsin nad ikkagi kohe pikalt, nagu, et ma ei tunne, et mulle tundub triatlon ikkagi keha lõhkumisena, palu vabandust, Ainalar, aga et ma seda ikkagi pigem ei taha, ekstreemselt niimoodi ei taha. Aga kuidas sa oma keha kuulad? Kuidas sa aru, et mis praegu, või kas sa kuulad? Kui palju sa kuulad? Et võt praegu on vaja seda, et me oleme rääginud trenn ja toitumine, aga tegelikult ju muud asjad ka selle juures, et puhkus ja mis iganes ta parasjagu vajab, on ju. Et kas sa kuulad, kas sa oled hakanud rohkem kuulama? Kuna ma olen siin päris mitmeid aastaid teinud treeninguna CrossFiti, mis on suhteliselt hullude inimeste kogukond, ma ütleks, kes kõik treenivad ennast kogu aeg viimase piirini. Aga triatlon on veel hullematele. Õigus, jah, vabandust. Ma räägin kogu aeg ise peale vastu. Ei, see on okei, tead, minu ema hakkas 60, ta saab 67 kohe ja tema käib ka CrossFitis. CrossFit on küll tõesti igas vanuses, mulle väga meeldib. Aga siis eelmine aasta mul ikkagi tekkis üks koormusvigastus. Ja siis see, kui sa siis juba seetõttu ei saa väga kaua trenni teha või pead pooltele harjutustele midagi alternatiivset küsima ja alguses paar kuud ikkagi puhkadki oma õlga, siis ma ütleks suhteliselt klassikaline olukord, et kui sama keha ei kuule, siis keha teeb ise ühel hetkel kõp. Nüüd ma kuulan teda rohkem, jah, et CrossFitile olen nüüd lisaks hakanud palju tublimini pilates tegema, et oleks erinevad asjad ühendatud. Aga ma ei pea ennast trenni minemiseks sundima. Ma olen tõesti omandanud, et liikumine on elu normaalne osa. Mitte selleks, et saada rannakeha, mitte selleks, et kuhugi pükstesse mahtuda, vaid pigem, et kogu aeg alasti hea välja näha igas vanuses. Ja minu arust veel, et see vaimne tervis oleks korras. Minu jaoks on näiteks see, muidugi, et ma sain aru, et üks hetk see ei olnud enam, kui varem ma tegin sporti niimoodi, ma olen eluaeg sportlik olnud ja teinud sporti, aga ülikooli ajal see muutus selliseks, et kui oli vaja kaalu saada, siis ma tegin nii palju sporti, kaal käes. Ei, ma pannud tosse enam jalga, 6 aega on ju. Et siis nüüd ma olen saanud aru, et see on ikkagi jällegi see mõtteviisi küsimus, see on luksus, et ma saan minna oma mõtteid puhastama, ma saan joosta, ma kutsun vahepeal neid vaimse tervise jooksudeks, et näiteks kui mul ongi hästi pingeline, mingid teemad õhus, keegi tekitab veel ärevust oma asjadega, siis ma lähen jooksen lihtsalt. Ja ma lähen kõnnin. Või kõnnin ka, jah, samamoodi, et kui ma ei viitsi joosta. Aga jaa, vaimse, see on ikkagi esimene asi minu meelest, et kui vaimne tervis hakkab ära minema, siis mine liikuma.
see on küll kõige olulisem. See tuleb meil igas osas. See tuleb jah, tõesti, ma mõtlesin täpselt sama ja teine asi, mõtlesin, et nii huvitav, et kogu see sporditeema ja see hästi kõnetab mind, ma ei tea, isegi vist ei ole rääkinud, aga ma olen teinud suurem osa oma elus võistlussporti ja olnud ka ise treener ja sealt kaudu kuidagi ühesõnaga igasuguseid, see teema on mulle hästi-hästi südamelähedane üldse. Ja nüüd siis veel lisaks muudele asjadele teen Tartu Ülikoolis soorituspsühholoogia mikrokraadi, mis on siis, ütleme, spordi ja see liikumise psühholoogia on üks osa sellest. Et hästi huvitavad teemad, et ma, võib-olla üks asi, mis ma viskaks kuulajatele õhku, on see, et just see liikumise asi ja trenni soovitus käib hästi palju siit läbi ja kui oli see jooksmine ja kõik see, et see ei pea olema jooksmine. Et kui on need kuulajad, kes ei ole harjunud siin olema hullult sportlikud ja kes mõtlevad õudusega mingist crossfitist või sellest, et peaks hullult siin jõusaali minema, siis vahel mulle tundub, et inimesed ei lähe ka liikuma sellepärast, et kogu aeg räägitakse, et peab tegema jõutrenni ja õige trenn on ikka jooksmine ja kõvasti higistada ja et tegelikult liigu nii, nagu sul on tore. Ja võt seda, et sinna jõuda, et ma ei pea ennast sundima trenni minekuks. Tegelikult ma ütleks, et kõige parem viis on see, et alusta sellest, mis on nagu tore, fun, lõbus, ükskõik mis see on. Täna minu jaoks näiteks on see rannavolle, ma ei jõua ära oodata, sest lahe on. Lahe Eesti ala, mida. Mina näiteks muutasin ka seda mõtteviisi, mul oli varem, et paned 4 trenni ja siis ikkagi trenn on ikka siis, kui on tund aega, on ju. Aga nüüd on viimased juba aasta, võib-olla natuke rohkemgi on see, et lihtsalt see järjepidevus, et ma panin endale eesmärgiks, et 20 trenni kuus küll, aga see miinimumtrenn 20 minutit. Et kui ma lähen siit täna terve pikk päev salvestust, ma lähen koju, ma panen trenni, ma lähen lihtsalt jalutan 20 minutit või teen kiirema kõnni, on ju. Et see, ja siis ma saan ka selle linnukese kirja, et oluline on see, et järjepidevalt ennast liigutada ja jube hea tunne tekib, et sa tegid ikkagi 5 korda nädalas tegin trenni ära, mis sest, et oli 20 minutit. See on ju parem kui mitte midagi. Et väga tihti on inimestel see mõtteviis, et kui ma nüüd ei saa täna või see nädal 3 trenni teha, siis ma ei tee üldse see nädal, et alustan järgmisest nädalast, on ju. Ja huvitav on see, et lihtsalt võib-olla kui korraks jälle hüppata sinna minu loo juurde, et näiteks minu jaoks siis, kui ma lõpetasin saavutusspordi ära, peale seda ma hakkasin liikumist ja sporti väga palju rohkem armastama. Et täna, kui ma olen selline mõttetu harrastussportlane, siis mulle meeldib liikuda ja sporti teha väga palju rohkem kui siis. Just sellepärast, et siis mul oli kogu aeg see, et järgmised võistlused, järgmine kvalifikatsioon, järgmine medal, et see peab ja ei tohi. Ma kogu aeg pean tegema või mingi välise nagu saavutuse tõttu, aga kui käis see nagu klõps ära, et kõik enam ei pea ja nüüd ma valin ise ja võt nüüd täpselt nii nagu me enne rääkisime, et nüüd ma saan, nüüd mul on võimalus ja nüüd ma saan teha neid asju, mida ma tahan teha, siis tegelikult läbi selle on seda ennast liikuma saada minu meelest väga palju nagu lihtsam. Ennem, kui me lähme lõpu soovituste juurde, siis mul üks küsimus veel. Me hakkame lõppu jõudma. Tead, me oleme juba 50 minutit. Tundus, et mingi sisse juhatus on. Kuule, aga jaga mõtteid, millega sa tulid. Mida sa tahtsid? Ei, üldse midagi jagada. Ei, räägi. See on läheb ja. Ühesõnaga, minu küsimus on, kuidas sellega rahu teha? Kui su kas kaal on tõusnud või keha pole enam see, mis on varem, on ju, ja tegelikult ka, ma arvan, ka vananemi. Oota, ma ennem küsin. Nii, ma võtan tagasi. Me välja ei lõika, aga ma ennem küsin Evelini käest, et kuidas sina oled vananemisega toime tulnud? Ülisitt on see vananemine. Kuule, meil just oli ärevuse teos, kus naised rääkisid, et äge. Ei, selles mõttes, et loomulikult, kuulge, pluss see on ikkagi rohkem kui miinuseid, on ju. Ise sellel puhul meenutan Andrus Vaariku öeldut, et noorus on kingitus, vanadus on saavutus. On ju. Aga jah, et see selles mõttes ju panebki neid mingisuguseid väiksemaid asju hindama, mille suhtes me noortena oleme ikkagi väga ükskõiksed ja võtame iseenesest mõistetavalt, on ju, mingi just see vist suhe iseendaga. Oota, mis nad küsisid? Keha muidugi muutub, jah. Kortsud ka tulevad, aga kui hästi sa saad hakkama sellega? Mul on vist ma ausalt öeldes ma ei kujuta praegu ette seda, et kuidas ma tunneks ennast siis, kui ma ei tea, jah, et just nagu kehaliselt tabab.
vananemine. Ma praegu seda absoluutselt ei tunne. Et kui ma peeglisse vaatan, ma ka nagu ei näe, et ma olen vana, vahel on mingi foto väga halva nurga alt, siis on muidugi kurb vaadata, et on neid jadatud, siin juba on ja siin on mingid vajuvad. Et noh, ühesõnaga, on neid ehmatavaid hetki, aga mul on raske ette kujutada seda näiteks, et noh, ma ei tea, et tramm tuleb, ma ei jaksa sinna joosta. Ja võt siis see on nagu selline mingi asi, mida ma kardan selle juures, vananemise juures rohkem kui välist, seda füüsilist ja siis see on vist ka see põhjus, mida ma tahaks kuidagi võimalikult kaua edasi lükata. Et ma ei satuks sinna, et ma ei saa hommikul voodist püsti, sest et ma ei tea, seljavalu ei lase elada. Mul on sellega mingil hetkel ma mõtlesin ka mingeid sarnaseid mõtteid ja mina lahendasin enda jaoks selle teema niimoodi ära, et ma olen selline lõputult uudishimulik tüüp ja siis mul on kogu aeg see väljakutse, et maailmas on nii palju lahedaid asju, mida hullult tahaks teha ja kõike nagu ei jõua ja kogu aeg selline FOMO natuke ka ja siis ma mõtlesin enda jaoks. Ise oled psühholoog. Mis sul üldse olla saab? ja ühesõnaga, ja siis ma mõtlesin enda jaoks läbi kuidagi nagu mingid asjad, mis ma tahan elus teha või mingid lahedad hobid või mis tundub, et mul on nagu toredad. Ja siis ma mõtlesin, et elu ju mõnes mõttes natuke nagu saab jagada mingitesse etappidesse, et mingil hetkel on 20 ja siis on sul, ma ei tea, mingi lastega mingi etapp ja kuidagi niimoodi läheb. Ja iga elu etapi juures on ju mingid asjad, mis on nagu mingid plussid ja mingid miinused justkui. Et ala seal 20-ndates on ju, kehalises mõttes, sa oled nagu mingi täiega powerit täis ja elu parimas kohas, aga samas näiteks, ma ei tea, raha ei ole. Siis mingil hetkel on see, et on võib-olla väiksed lapsed on ju, justkui muidu kõik on okei, aga täpselt, et aega ei ole, sa pead olema kodus nendega toimetama, on ju. Mingil hetkel sa oled 60+, 70+, võib-olla siis lapsed on suured, raha on ka, nüüd on füüsiliselt juba raskem, on ju. Ja ma jaotasin kõik need sellised asjad, mis ma tahaks elus teha, enam-vähem niimoodi etapiti ära. Ehk siis näiteks mingi aeg mul oli hästi kuidagi kukil see, et tahaks rohkem gitarri mängida ja laulmisega rohkem tegeleda või tahaks fotograafiaga tegeleda, see tundub nii lahe hobi, mingi loominguline hobi võiks olla ja siis tahaks näiteks, ma ei tea, bachatat tantsida või mingid sellised asju teha. Ja samal ajal täna ma sõidan lumelauda ja surfan ja teen igasu selliseid asju ja rannavoollet ja nagu lahe on ju. Lähme koos, ma sõidan ka ja võtame Evelini kaasa. Ja võtame kohe vahele, et sul oleks hästi turvaline. Ma kardan selle mäesuusa peal isegi seda, et ma ei saa selle asja peale sinna, mul juba see tundub. Aga see on kõige õudsem. See on tegeleme. See on tõesti kõige õudsem. Ma lükkan oma visiitkaardi pärast Evelin, tegeleme sellega. Ja tegeleme Evelini hirmudega, väga hea. Aga ühesõnaga, et mulle kuidagi ma natuke nagu ootan seda, kui ma olen 65, et siis ma saan lõpuks ometi selle fotograafiaga tegeleda. Et siis ma võib-olla enam nagu lumelauda sõita ei taha, või ei saa, aga isegi kui mu füüsis... No vot, et sa saad, minu ema siiamaani sõidab neid suuska küll, aga me suuska. Aga ma mõtlengi, et juhul kui on mingil hetkel see moment, kus ma saan aru, et võib-olla füüsiliselt ma enam nagu ei taha langevarjuhüppeid teha ja mingit hullu ekstreemsporti teha, siis päris lahe oleks siis teha mingeid muid asju. Nojah, et leida see rõõm. Oma peas lükkasin kohe, seda arvutit ma puhastan siis, kui ma olen 60. Et siin ka teen. Mulle arvuti ütleb jällegi see tõhusus, milles ma ei ole hea. Iga päev ta ütleb, et sul on see memory full. Ja ma alati lükkan päeva jälle edasi. Juba 1,5 aastat. Remind me later. Nii palju saab edasi lükata. Kuidagi nagu toimib edasi, mina ei tea. Kuni üks hetk ei toimi. Kuni üks hetk on kõik kadunud. Nii, oota, mis see nüüd küsimus oli? Kuidas sellega rahu teha, jah? Et kui keha pole sama, mis varem? Ütle nüüd, Dagmar. Sina tegid plaani, on jah? Jah, see on jah, aga et see ei lähe endiseks. Me ei jää vanaks, vaid me saame vanaks. Kuidagi see vahe. Ja see ikkagi, et vananemine on elu loomulik osa. Et juba sõna vananemisvastane, see on juba iseenesest oksüümoron. Me keegi ei lõpeta vananemist ära. See ei ole mingi haigus, millega peaks tegelema, on ju. Me ei, on ju ka näha neid näitlejannasid, kes ongi nii-öelda
nagu alati noored, aga seda on nüüd hirmus vaadata ja ma pean ütlema, et see palju kiidetud Baby Girl film on mul vaatamata, sest et mul on Nicole Kidmanit, mul on ebamugav vaadata, sest ma jään lihtsalt kinni nagu nii mingitesse muudesse asjad. Huvitav, mis tal on tehtud ja kuidas, siis ma tegelen selle asjaga, on ju. Et vananemine ei ole ju haigus. Ei ole ja psühholoog kinnitab, et ei ole. aga mina mõtlesin, et kui sa ütlesid, et vaata, et laste pärast või et sinul ei muutunud nii palju keha, et siis mul ka vist väga palju ei muutunud, aga mul läksid puusad kõvasti laiemaks ja mul läks jalanumber suuremaks mõlema lapsega, on ju. Et ütleme, no need on väiksed asjad, ma saan nendega hakkama, aga kelle keha ongi muutunud, sest et kust alustada seda, et sa ma ei tea, kas see on aktsepteerimine, et minust on nagu tobe ka see, et jällegi see, millest me rääkisime, et vot, aga nüüd ma hakkan trenni tegema ja siis, kui ma olen 10 kilo või olen selles, et siis ma nüüd tunnen ennast hästi, on ju. Et kuidas alustada sealt, et aga on okei, et ma olen praegu selles hetkes ja et kuidagi nagu teha rahu, aga mitte jääda, kuidas ma ütlen, mitte nagu leppida sellega, et ma ei saagi midagi teha. Jah, ma arvan, mul tundub ka see tasakaal on seal kuskil keskel, on ju, et ühelt poolt ma arvan, et me kõik saame teha mingeid asju, et tunda ennast mugavamalt. Minu meelest ka näiteks ma ei saa üldse aru sellest, kui räägitakse, et vahel palun nüüd väga vabandust, on kohutavalt stereotüpiseeriv lause, mis ma hakkan ütlema, disclaimerid on öeldud, et minust eriti kipuvad mehed olema need, kes ütlevad näiteks seda, et et kui naised kannavad näiteks väga meiki või midagi sellist, ju siis see näitab ebakindlust. Või mingid selliseid nagu asju öeldakse, et kui sa nagu hullult oma välimusega tegeled, et siis on justkui nagu mingi sisemise ebakindluse märk. Vahel ma olen nagu kuulnud mingeid selliseid asju. Ja ma nagu lõpuni selles mõttes ei saa aru, et minu meelest nagu me võiksime ikkagi nagu, et miks mitte teha asju, mis panevad meid ennast hästi tundma. Et miks mitte kanda riideid, mis mulle meeldib ja miks mitte tegeleda oma, ma ei tea, juustega või küüntega või meigiga, kui see mulle nagu meeldib. Ja samal ajal tõesti ma arvan, et kuskil on piir ja küsimus on see, et mis selle tegevuse nagu taga on. Et kas näiteks see riietus ja kõik, et kas on selline mõnus eneseväljendus ja mulle meeldib ja võt see kuidagi kunstivorm on juba mingi teine pool, aga ühesõnaga, et see on kuidagi mingi eneseväljendus, on ju. Või see sama trenn on, et ma teen sellepärast, et mulle meeldib, see paneb mind hästi tundma, ma tahan seda teha, või siis ma teen trenni sellepärast, et ma pean ja muidu ma olen paks ja ma pean see 10 kilo alla võtma või ma pean seda, ma ei tea, seda meiki panema võt nii palju sellepärast, et muidu et mis muidu halba juhtub, on ju. Et ühesõnaga, minu arust tasakaal on kuskil seal keskel, et me võime ju enda välimusega nagu tegeleda ja samal ajal seal kõrval aktsepteerida, et me oleme need, kes me oleme, juba geneetilises mõttes, on ju, et seda mingid, kuskilt läheb piir, et mingid asju me ei muuda ja mis selles siis halba on. Aga jube pikk vastus su küsimusele, aga kui mõelda mingite praktiliste soovituste peale. Ma vaatan, meil on isegi siin kirjas veel, et kuidas oma keha aktsepteerima hakata. Okay. Praktiliselt. Et võib-olla esimene hästi praktiline soovitus on see, et me alustasime sellest kuvandist ja ka sotsiaalmeediast ja nendest iluideaalidest, et ma vaataksin kriitilise pilguga üle selle sisu, mida sa tarbid. Ja kui ikkagi on seal, ma ei tea, Instagramis või TikTokis või kus iganes hästi palju sellist sisu, mis paneb sind halvasti tundma, siis pane julmalt unfollow. Tõmba lihtsalt maha. Kuhugist kirjutasin ka selle ühe Instagrami konto soovituse, võime äkki selle juurde kirjutada pärast. Et nüüd ikkagi õnneks liigub ka päris palju neid kasutajaid, kes näitavad neid trikke ja neid filtreid ja kõike seda, kuidas Instagramis seda sisu toodetakse ja kuidas meile ehitatakse üles seda nagu kuvandit, mida siis seal presenteeritakse, on ju, ja kui siiras see on, vabandust. Ja, ei, vastupidi, sinul oli lause pooleli, et ma tahaksin siin omalt poolt öelda teile ja võib-olla teile, et näiteks isegi leian ennast olukorras, kus ma olen vahel pühapäeva õhtuti televiisoris
ja näen väga hea välja. Ja saan ka selle kohta komplimente, et oh my god, te olete kõik seal nii ilusad. Noh, siis reaalsus on see, et grimmi tehakse mulle 2 tundi, kus nende kleitide all on üsna tihti kas korrigeeriv pesu, kindlasti push-up rinnahoidjad ja ka kehagrimmi tehakse. Nii et nagu kogu selle Mis see kehagrimm on? No vaata kõik need body blur, mis on kui käed ja jalad veel tõmmatakse, rangluud helkima ja kõik asjad, et see ei ole nii, et kreemitsin keha, on ju. Et kogu see ettevõtmine võtab niimoodi umbes 3 tundi aega, et ma, tegelikult ma nagu nii ei ärganud. Isegi kui ma telekas näen vahel väga hea välja, siis et see on ka tegelikult filter. See 3 tundi, mis on minuga tehtud. Ja mul tuleb siin üks tore lugu meelde, et me bändiga olime laval ja siis tulime pärast maha ja siis tavaliselt öeldakse, et oi, te olete nii lühikesed, kui sa lähed autogramme andma. Muidugi laval tundud on ja seal pikana. Ja ükskord üks naine vaatas mulle otsa, et oi, sa näed laval palju ilusam välja. Ma ei solvu sellist asjade peale, aga see oli nii siiras, vaata, ta ei suutnud tagasi hoida. Okay. No võtti sinna juurde, ma ütleks ka seda, et kõlab, ma saan aru totakalt, kui ma selle nüüd välja ütlen, aga näiteks käi julgelt spordiklubi duširuumis või ära varja selles mõttes keha, et väga sageli, kui meil nagu enda suhtes on selline ebakindlus, siis ma ei taha minna sinna, ma pesen kodus ja ma tahaks nagu varjata ja ma ei taha teistega koos minna kuhugi, ma ei taha randa minna ja ma ei taha. Aga käige ja see normaliseerib. Ja võt näiteks see mingi jõusaali duširuum, et juba minu meelest see nii normaliseerib seda, et kui erinevad on kehad ja kus juures näiteks seal spordiklubi duširuumis on ju veel need inimesed, kes teevad trenni, on väga sportlikud, on ju. Aga kas, ma lihtsalt küsin siia juurde, et kas ennem peaks trenni ka tegema või lihtsalt minema sinna? Ei pea, võib otse ka minna, või teise vaatama minna sinna. Mina jällegi tahaks veel öelda veel nendele, kes võib-olla mõtlevad, et tahaks minna spordiklubisse, aga ei julge, kõik vaatavad, mis nad arvavad, siis minu meelest see, mida olen tõesti igas vahet ei ole, kus kohas on need treeningsaal, aga seda ma olen alati kuidagi tundnud, et ükskõik milline inimene tuleb spordisaali, ma ei ole kunagi märganud ka mingit viltu vaatamise pilku, et oi, mis keha sul on. Sest need inimesed, kes on juba spordisaalis ise kohal, on alati pigem, et tore, et sa tulid. Tubli, et sa alustad praegu seda teekonda, just et kui keegi tõesti alustab ja alustabki selle kilose hantliga või ei võta veel üldse seda, on ju. Et see toetus on üllatavalt suur. Ja kui sa ei ole nagu harjunud käima spordiklubis, siis võib tekkida mingisugune ebaratsionaalne hirm, aga sellel ei ole mingit alust. Minul oli see hirm. Mina läksin, ma muidu olen ka üksi käin jooksmas, suusatamas, siis mõtlesin, et täietiga jõutrenni peaks ka ja tahaks teha ja ma läksin esimene kord treeneriga, sest ma tundsin, et ma ei oska seal esiteks midagi teha ja võtsin selle ühe trenni ja järgmised korrad alguses oli ebamugav, et kas ma ütlen õigesti, kas ma mäletan kõike, aga nagu tõesti absoluutselt keegi ei vaata vittu, et see ongi see, et ja nüüd on need, kui ma ise olen seal ja ma näen, et see on natukene nagu näha, kui tuleb mõni, kes nagu üldse ei ole varem teinud ja vastupidi, see on nagu mega austus, nagu, et inimesed viitsivad tegeleda iseendaga. Ja kui sellest, et see on nagu positiivne ja tore, et tulid ka niimoodi meie perre, on ju, ja teistpidi ma pean ütlema, et mina vist, kui ma näiteks jõusaalis käin, ma olen seal nii omas mullis. Et kui mul tuleks, ma ei tea, mul võib inimene seal tund aega mu kõrval matil trenni teha ja kui ta tuleks 10 minutit hiljem seal kuskil väljas tänaval mulle vastu, ma ei tunneks ära ka, sest ma lähen sinna just selle jaoks, et ma olen täiesti mingi klapid peas, ma absoluutselt ei süvene nagu mis kus ja kes teised. Ma ühe asja tahaks veel öelda siia juurde, kui tohib soovituste alla. Mina ise, ja see on täitsa nagu läbi enda kogemuse, mina päris pikalt, see on natuke, ma arvan, minu sporditausta pärast ka. Mina olin seda tüüpi, mingis saates nagu enne kasutasin seda missioonisõduri, seda väljendit, on ju, et olin seda tüüpi, et lähed, teed oma asjad ära, ei küsi ka, et kas nagu meeldib või mis tunne on või mis mu keha arvab või mis keda huvitab, nagu ära tuleb teha, kui on nagu siuke maratonpäev, siis teed ära ja lihtsalt siuke niimoodi kütad, on ju. Ja siis mingil hetkel teatud
põhjustel elus ma olin ikkagi väga sunnitud sinna, et kuule, et nagu hakka nüüd nagu mõtlema mingite asjade peale või kuule, et kuidagi tuleb endaga natuke paremat nagu kontakti saada. Ja see keha osa kuidagi, see kõlab jälle toredalt, et kuidagi, et hakata oma kehaga suhtlema ja kas või läbi selliste, ma ei tea, kreemita õhtul. Käi maniküüris, pediküüris, massaažis, mingid sellised kehaga, võtsuksid nagu kontakti loomise hetked, või et ma lähengi kuhugi ja ma kuidagi nagu tegelen oma kehaga ja ma tegelengi sellega, et ma kannaksin riideid, mis mulle meeldivad ja milles ma tunnen ennast päriselt hästi näiteks. Mul oli hästi tüüpiline mõte oli see, et suva, mis ma hakkan? Vahet ei ole, käib see ka, lähme lihtsalt nagu. Aga lihtsalt kogu aeg oled see natuke nagu ebamugav ja ma ei tea, aga miks? No, et kannagi neid riideid, milles sa tunned ennast hästi. Ära hoia seda ilusat kleiti mingisuguseks ainult mingiks aastapäeva kaalaks või mis iganes on ju. Ja võt see, et ikkagi miks mitte minna sinna juuksurisse ja miks mitte tegeleda ja kuidagi minu meelest ka läbi selle on kehas nagu parem olla. Jah, oleme nõus. No nii, aga võtame selle saatega kokku, et soovitused tulid. Evelin oma mõtteid jagas. Kas sa tahad midagi seletasid, mis see nüüd kõik oli? Et kuidas me lõpetame? Kas sul on mõni hea mõte veel, mida jagada? Mis on võib-olla jäänud sealt Instagrami mõtetest? Sul on kassivideod. Ai, õigus, jah, sa oled kassivideode peal. Siin mingisugune mõte vist oli vahepeal peas, aga praegu ta ei tule enam kahjuks ka tagasi. Et, ma ei tea, noh, kehad on ju meil kõigil. Kehad on meil kõigil ja nagu selle mõtlesid, et meil ei ole vaja rannakeha, tegelikult meil on rannakeha olemas, on ju. Mulle väga meeldis, et sa võtad selle rand on olemas, sul on trikoo ka, võib-olla trikoo oleks hea mõte nagu randa ka minna, et siis sul on rannakeha olemas. Aga ja üks mõte, ma ei mäleta, see oli ikkagi kuulus välismaa näitlejanna, kes seda ütles, et kas tõesti, et me raiskame nii palju aega. See oli Emma Thompson. Oli, jah. Terve elu ta raiskas. Jah, et sellele, et mõelda, kuidas me välja näeme, et oleks peenemad, kogu aeg see kaalu teemale, selle asemele, et elada, on ju. Ja see ei tähenda, et me ei peaks jällegi trenni tegema, muidugi, see on ju nii palju muid kasutegureid ja see teadlik ka toitumine, enda eest hoolitsemine, et hoiame seda keha. Ja ma mõtleks ka, et me võiks olla kõik oma kehade vastu lahkemad, selles mõttes, et suhtumiselt lahkemad, aga ka toitumiselt keha vastu lahked või liigutamise osas keha vastu lahked. Läbivalt lahked oma keha ja siis juba ümbritseva vastu. Ilus, sellega tõmbame. Näeme järgmises saates. Tšau! Aitäh, et kuulasid meie saadet ja kui sul on küsimusi selle teema kohta, kui sul on mõtteid, oma kogemusi, mida jagada, siis kirjuta meile lasetiigertuppa@gmail.com.